Tere! Tere tulemast Toropi Simmanile 2023. Toropi Simman on üritus, mis on Simmani nimetust küll äärmiselt laiendanud. Meile leigaritega tundub, et mitmekülgsus on väärtus. Ja me arvame, et pärimuskultuuri ja pärimustantsu elujõudu toetab kõige rohkem see, kui tantsitakse nii vanu talupojatantse kui uuemaid hiljem loodud autoritantse ja kui neid ka seda uut loomingut otsast kogu aeg juurde tehakse. Ja sellepärast on tänane üritus kujunenud jälle selliseks, et kõike seda mitmekülgset rahvatantsu saabki näha ja kogeda. Me oleme juba alustanud tegelikult. Leigarite laste ja noorte rühmad alustasid siin Murastes tegutsemist 2 päeva tagasi. Need natukene vanemad leigarid, need vist ei ole aru saanud, et see harjutamise osa on nüüd juba läbi. Aga anname andeks. Ehk siis meie kontserdi avab Tartu rühma ja Leanika Parra kompositsioon, mis on selline hea pehme üleminek, ma arvan, treeninglaagrist sinna, kus me hakkame ootama suurt tantsupidu ja millest räägib edasi õpetaja Mall juba natuke hiljem. Selleks, et kontserdi kava jälgida, võid sa rahulikult kontserdi ajal kasutada oma nutiseadet. Me hoiame paberit kokku ja puid ja ei trüki kavu, aga me oleme veebi kontserdikava üles pannud aadressile leigarid.ee/kava. See seisab ka seal tahvli peal kirjutatuna näiteks ja kuskil seina peal. Teisel pool ka, kui vahepeal ära unustad, sealt sa saad kõike lugeda siis, kes need tantsud on teinud, kes esitab muusikat, alguses põhiliselt maki pealt salvestatuna. Ja saad püsida kaasas, et kui kaugel me siis selle tantsude näitamisega oleme või kui lähedal on see aeg, kui lõpuks kõik saavad liikuda. Sest see aeg kindlasti tuleb. Liikumise aasta puhul me ju lubasime, et kõik saavad täna tantsida, saavad Leigarite pillimeeste saatel tantsida ja sinna ei ole üldse palju aega jäänud. Aga nüüd panen mina suu kinni ja laseme rääkida tantsijatel. Nad puuduvad.
aitäh Tartu rühmale ja Leanikale. Nemad rääkisid ühest tantsust, ühe loo, mis on neile tekitanud ägedaid emotsioone ja usun, et paljude leigarite jaoks, kes ka praegu publikus on, kes on seda tantsu tantsinud, on igal ühel selle tantsuga oma lugu. Ja see tants oli ka kunagi tantsupeol. Ja tuleval suvel tuleb jälle tantsupidu, noorte tantsupidu Sillad. Ja meie siin laagris oleme nüüd tublisti ja jõudsalt selleks valmistunud ja tantsime jälle uusi tantse, mis võib-olla 10-20 aasta pärast on jälle loonud sellised lood ja sellised emotsioonid, et nendest tuleb jälle säärane jutustus. Aga meil on valmis leigarite C-rühm, kes tantsib Agne Kurrikoff-Hermanni tantsu Vat nii. Ja see siis tants on tantsupeol mõeldud selleks, et võimestada natukene hiljem tantsima hakkava 5.–6. klassi sellisest ealist iseärasust ehk natukene sellist mässumeelsust. Meie C-rühmas on praegult paar auku, me loodame, et need kolmapäevaks, kui meil on ülevaatus, saavad terveks ja täidetud, aga praegult mõned augud, aga nii on. Aga palun, Vat nii.
Aitäh! Järgmisena tuleb 5.–6. klass meie juurde ja 5.–6. klassiga on selline tore lugu, et nad on leidnud sõbrad. Nad on leidnud sõbrad laagrikoolist, laagri sädemed, väiksed ja suured ja Leigarite 5.–6. klassi rühma juhendab õpetaja Kadri meil ja laagri sädemete rühma juhendab õpetaja Mari. Igal juhul on nad koos tublit tööd teinud ja samamoodi on valmistunud kolmapäeval olevaks ülevaatuseks. Süda tuksub, tuks, muutun juba kärsituks, leidma pean ekraani ma, ilma ei saa elada. Meil on oma salakeel, peatun kas või sõiduteel, et sulle pilte jagada, muidu ei saa magada. Hopsassa jagada, muidu ei saa magada. Hopsassa jagada, muidu ei saa magada. Lendaks vabalt nagu lind, aga vanemad ei mõista mind. Kuulan oma sõpru ma, need on palju targemad. Hopsassa sõpru ma, need on palju targemad. Hopsassa sõpru ma, need on palju targemad. Ma ei vaja kasvatust, kui tahan näha plahvatust, siis tule aga rääkima, mida ma peaks tegema. Hopsassa rääkima, mida ma peaks tegema. Hopsassa rääkima, mida ma peaks tegema. Siis kui kooli lõpetan, ise teisi õpetan, oma enese marsruudiga lähen Hollywoodi ma. Hopsassa ruudiga lähen Hollywoodi ma. Hopsassa ruudiga saab suunab muudija. Jaa, et kui 5.–6. klass rääkis siin nende sõnadega, millest võib-olla mõned juba enam arugi ei saa, ma ka hästi ei saa mõnest sealt, mis seal laulu sees need sõnad olid, ja pärast nad lähevad puhta tormaliseks, tantsivad sellist tormalist tantsu, siis suvel tuleva tantsupeo Sillad idee ja juhtmõte ja mille pealavastaja Agne Kurrikoff-Hermann siis seekord tantsumurule loob, on ühest tegelasest, kes ajas muudkui kasvab ja kuidas tema erinevad lood ja emotsioonid loovad sildu siis erinevate tunnete ja mõtetega. Ja C-rühmade roll sellel peol siis üldiselt on ikkagi olla need, kes siis saavad aru, et kõige tähtsam on ikkagi see sild, mis hoiab sind kodu ja perega küljes kinni ja siis nad tantsivad nüüd 2 tantsu järjest, Jalad maas ja Elotähti.
ma lubasin noortele, et ma räägin siin vahepeal midagi, et nad saaksid korra hinge tõmmata ja oma sukapaelad Mihkel kinni panna. Aga ma tegelikult rääkisin juba enne kõik jutu ära, nüüd ma teen siin sisutäidet natukene, et nad saaksid hingata. Ja eelmise tantsu oli siis teinud Aveli Asper ja selle tantsu on teinud C-rühmade liigijuht Maido Saar. Sata vihmakõne saab. Ma ei pelge sinnoa illoma sussa. Tule kõne saab. Sukka rinda pista ja suvel purjeta. Tuule laiva hinda leita. Tuubele on sõita ja ilma kullelda. Korgel tala kaia. Hinda hely alla mõtsu pääle hõigada. Tuule kõne saata sao kõne. Puhtas paarab kõne saata selge silmäkene. Ilm on seni rända, kuni targem kasva saa. Kuni käe kerges ja silme selges saa. Hinda elotähti opi lugema. Opi ilma tundma ja arvama taast saa. Tuule kõne saata sao kõne. Puhtas paarab kõne saata selge silmäkene. Tuule kõne saata sao kõne. Puhtas paarab kõne saata selge silmäkene. Näio suures sai. Suures targembas lugejast sai. Tuule kõne saata sao kõne. Puhtas paarab kõne saata selge silmäkene. Tuule kõne saata sao kõne. Puhtas paarab kõne saata selge silmäkene. Ja kui meie C-rühmal ja 5.–6. klassil on ülevaatus kolmapäeval, siis pererühmaga on meil selline lugu, et praegu on siin publiku seas nii mõnigi suvise tantsupeo meeskonna liige, kes siis vaatab, kas meie pererühm on ka vääriline sinna tantsupeole saama. Ehk siis nendel on ülevaatus põhimõtteliselt nüüd. Nii et te võite kõik siis ka vaadata, kas meil läheb hästi. Alme
tõstsime lehma ja poole üle aia haavigu mõtsa. Kell püssi, püüdku teda kinni. Oksarisu vanad kännud, mõned puud, aga neil on ju viilad sellised silmad peas. Eksid, need on puusamblikud, oksaaugud. Aga kas ma võin neid utetada? No uteta. Ute. Ma vaatan, ega see enam viga pole teinud. Siia tiin ma hundi mulgu, hunt tuleb metsast välja. Ja nagu lubatud, siis 5.–6. klass näitab oma tormalisemat poolt kah veel.
rahvas teie olete, mis te sääl seisate, kuldse, juldse, veelitse ja värava. meie tahme läbi tulla teie laiast väravast, kuldse, juldse, veelitse ja värava. meie väravad on laamund, meie väravad on katk, kuldsed katki, kuld, kuld, kuldse, juldse, veelitse ja värava. meie tahame parandada teie laiad väravad, kuldse, juldse, veelitse ja värava. meie tahame parandada teie laiad väravad, kuldse, juldse, veelitse ja värava. millega te parandate meie uhked väravad, kuldse, juldse, veelitse ja värava. millega te parandate meie uhked väravad, kuldse, juldse, veelitse ja värava. siiliga ja sammetiga, viilivitse lennaga, tule paelaga, kuldse, juldse, veelitse ja värava. mis rahvas meie oleme. nii nagu iga noorte tantsupidu lõpeb Oige ja Vasempaga, siis meie see peo osa lõpeb ka Oige ja Vasempaga, kus kõik meie rühmad seda tantsivad. Aga kuna meil täna ei ole see üldse peo lõpp, vaid hoopis teise peo algus või poole peo algus, siis meil on selline uhke lugu, et meie ei tantsi seda mitte üldse enam makimuusika järgi, vaid meid juba seavad seal taga laval valmis Leigarite pillirühm ja me tantsime seda täitsa elava pellimuusika saatel. Ja siis, kui nad on valmis, siis nad saavad kohe alustada mängimist. Tantsijad on igal juhul valmis.
väga tublidele tantsijatele ja vaatajatele. See lehvitamine täna ei tähenda seda, et leigarid lähevad ära, see on mõni teine kord. Eks nüüd läheb pidu edasi, meie pillirühm on valinud mitmesuguseid tantse, ma pressisin välja järgmise loo nime, seda ma tean, aga edasi paistab, mis siis tuleb. Aleksandra valss, millega algavad vist siiamaani enamus tantsuklubisid ikka, mis on ka see üritus, mille algusaastate juures Eestis oli Kristjan Torop, kelle nime järgi me tänast päeva kutsume, leigarite esimene kunstiline juht, ja ka tantsuklubilistele õpetas ta esimesi pärimustantse just selleks, et neid ei peaks ainult pealt vaatama, vaid inimesed saaksid tantsida. Ja tänaseks päevaks on, ma tean, et siin saalis ja üldse üle Eestimaa väga palju inimesi, kes oskavad tantsida nii Aleksandra valssi kui paljusid teisi pärimustantse, et me saame rahuliku südamega toimetada niimoodi, et kes veel ei oska, saab õppida eeskuju järgi. Ehk kui sa veel ei oska, hoia silmad lahti, vaata, kuidas tehakse Aleksandra valssi ja proovi samamoodi järgi teha ja see tuleb õige varsti välja. Kui pillimehed on valmis, siis mina panen jälle suu kinni.
aplaus pillimeestele, aplaus kõigile tantsijatele. Aitäh, pillimehed, tõuske püsti palun seal, et me teid näeksime. Aga pillimehed ei kuule mind vist. Pillimehed, tõuske püsti palun, et me teid näeksime. Tuuli, Urve, Aita, Raivo ja Tanel. Aitäh teile. Nii, ja peaaegu on lõpuring juba valmis. Teeme siinsamas palun lõpuringi. Lõpuringis lõpevad kõik leigarite esinemised, proovid ja ka laagrid. Ja lõpuringi tulevad kõik, kes parasjagu kohal on. Nii et tõmmake ring heaga suuremaks, siit on tulijaid juurde veel. Nüüd ma lõin kiirelt. Ja lõpuring on see koht, kus räägitakse kõik tähtsad töised jutud ja pidulikud jutud, tehakse edasised kokkulepped ja muud taolist. Ja selleks ma annan sõna Mallele. Nii, meil siis on Simmani lõpuring, aga ühtlasi on ka meie 3-päevase laagri lõpuring. Ja laagrit ei saa kunagi teha nii, et tuleme kokku ja hakkame laagerdama. Kõigenem suure aplausiga palun täname Tiitu ja Hellemaid, kes meid siia orgunnisid ja hoolitsesid selle eest, et me saaksime süüa, magada ja kõike muud hästi ja et meil oleks kõik see, mis meil siin saalis olemas on täna. Hurraa, astuge Tiit ja Hellemai, lehvitage või miskit ka, jah. Hurraa! Ja väiksematel on alati tarvis neid, kes õhtul unejuttu loevad ja vaatavad, et plaaster saaks kriimustuse peale. Aitäh, Tarmo! Ja kui te näete, siis kõikidel tüdrukutel, kes täna esinesid, on kaelas ilusad helmekeed. Aitäh Kristile ja tema meeskonnale, kes eile neid käisid lastega meisterdamas. Kristi jagab siis kõigile, kes teda abistasid, kommi. Nii ja loomulikult aitäh, Kadri ja Mari, teiega oli koos tore õpetada ja kõiki asju teha. Ja Jaan ka, issand jumal, anna andeks, Jaan. Jaan annab andeks küll, ma tean. Jaan pani poisid ägedalt tantsima ja pererühm aitab ka. Laulame kõigenem sünnipäevalaulu ja siis, kui on sõbralaul ka lauldud, siis kõik, kes täna esinesid, saavad seal ühe nurga peal, pingi peal on kommi, võite võtta kommi. Sünnipäeva!